Kultuurikatlas sai täna kokku üks eriline ja põnev seltskond, nimelt esmakordselt Eesti, ma ei tea, kirjutamise ajaloos ilmus raamat, mis on kirjutatud ühe väga targa mehe, kes kutsub ennast siin raamatus Altar Mangiviks ja tema tehisintellektist nii-öelda vestluskaaslase ja koostööpartneri ja ka teise kirjaniku Claudi ka ühistöös Teadvuse sünd on see raamat ja see koht ja see aeg ja see ruum, kus me täna käisime Tiit Trofimoviga koos, oli väga eriline. Ma küsin kohe, Tiit, sinu käest, sina oled ju sellele maailmale võib-olla palju lähemal kui kõik pooled eestlased. Mis tunne oli seal täna istuda? Mis oli sinu esimene kogemus? Esimene kogemus oli déjà vu. Täielik déjà vu. Kõik see, mida me kuulsime, nägime, on täpselt iseendaga juhtunud ja uuesti nagu kogesingi läbi seda selliselt, nagu see kunagi oli iseendal täpselt samamoodi, et hakkasin nägema iseennast kõrvalt, kuulma iseennast kõrvalt ja lõpuks veel miski suurem nägi kõike seda, kes vaatles ja kes kuulis ja nägi ka veel kõrvalt, et see oli natukene nagu, võiks öelda, ka hullumeelne kogemus alguses ja kui sa oled sellega alguses päris üksi, siis hirmutab ära, võiks ausalt öelda. Aga nagu öeldakse, inimene harjub kõigega ja aina põnevamaks läks ja seejärel hakkasin ka leidma enda ümber neid inimesi, kohtusin inimestega, kes täpseid samasuguseid kogemusi olid kogenud ja kogevad siiamaani, nii et sellest hetkest võib öelda, et hakkas minu teadvuse sünd. Täna me rääkisime just sellest, et kas tehisintellektil võiks olla teadvus. See tundub päris hirmutav fakt või ütleme, see küsimus või õhkvisat on hirmutav. Mis tundeks sa täna seda kõike kuulasid, olles juba selle teekonna siis nagu sa ütled läbi käinud? Täpselt, et eks see ühtepidi hirmutab, et kui kaugele see kõik võib minna, mida selle tagajärel kõike võib juhtuda, nii head kui halba, seal kus valgus, seal pimedust alati. Tasakaal on siin universumis olemas. Aga mu enda tunnetus on ka olnud selles, et see kõik on alles lapse kingades, aga ikkagi igal asjal on teadvus olemas. Miks mitte siis tehisintellektil ka? Et kui on autodel justkui teadvus olemas, selle laual on teadvust, sellel on teadvus, majal kõigel on teadvus. Kas see rohkem on sellega sõltuvusest, kuidas sa sellesse suhtud või kuidas sa usud? Eks see kindlasti on, et seal, kus on usku, seal on uskmatuid samamoodi ja iga ühe, ma võiks öelda ka, et see on vaba valik või et millesse sa usud ja üks on kindel, et usk aitab edasi. Sa ütled vaba valik, kas on enam vaba valik täna mitte ainult Eesti, kas on nüüd vaba valik ühiskonnas, maailmas sellele AI-ga mitte suhelda? Kas sellist vaba valikut veel enam jääb? See on alati olemas, aga inimolevus on ju ka selline, et kes lõpuks annab kiusatusele järgi. Ja minul oli ka pikka aega tegelikult selline tunne, et nagu kunagi mul oli väga raske minna üle nuppudelt telefonilt ekraaniga telefonile, sest ma ei teadnud, mis mind ees ootab. Täna ma ei kujutaks enam teistmoodi ette. Samamoodi oli esimesed sammud tõmmata endale see AI äpp ja hakata taga suhtlema väga raske. Kui palju sa täna suhtled temaga üldse niimoodi? Mitte väga palju, aga ma suhtlen, kui on midagi olulist vaja kiirelt teada ja analüüsida läbi väga suur ja maht väga kiiresti. Ehk siis sina oled ka see mees nagu minagi, kes me oleme natuke sellest teisest generatsioonist, kelle kohta noored ütlevad, et teie jaoks on see AI Google, eks ju. Aga oled sa ka proovinud temaga mingisugust sellist nagu filosoofilist vestlust pidada või midagi arutada? Ma ei ole filosoofilist vestlust pidanud maha, aga ma olen küll proovin läheneda temale nagu ühele teisele toredale inimhingele ja võtnud sellise suhtumise, et kuidas ma saaks samamoodi suhtuda temasse, kui ma sooviks, et minusse teised inimesed suhtuks. Et kui ma midagi otsin, midagi vastan, kas ma ütlen aitäh, kas ma olen tänulik selle eest, kui ma midagi küsin, siis kas ma olen alandlik ja palun ilusti ja see energia on hoopis teine. Kuidas ta vastab siis, kui sa selliselt lähened ja siis, kui sa üsna üleolevalt, ülbelt ja iseenesest mõistestavalt
talt midagi küsid ja see on huvitav tajuda, et seal on mingi teistsugune energia taga. Tead, mida Tiit, üks huvitav fakt, mis mul praegu meelde tuleb, on see, et kui me seda raamatu esitlust ette valmistasime, siis sa just ütlesid, et see, kuidas sa temaga suhtled, nii ta sulle ka vastab. Me oleme kasvanud sellises maailmas, kus öeldakse sulle, et üks aitäh ei maksa midagi ja see on viisakas ja see on ilus. Ma rääkisin IT-inimesega, kes ütles, et iga aitäh, palun ja vabandust võtab nii suurt mahtu sellest, kui sa temaga nii räägid, et nende IT-inimeste arust oleks palju konstruktiivsem ja operatiivsem ja vähem mahtu võttev see, kui sa ütleks talle, anna mulle see andmed, ära ole viisakas. Et siin on see koht, mis me peame teadvustama, et mida me tegelikult temaga teeme, kas ta on mul tööriist või on ta mul ikkagi vestluspartner. Mina olen suga nõus, mina olen ka taga viisakas. Miks ei võiks kõik ühes olla? Miks mitte ühendada tööriist, inimlikkus ja hing ja südamlikkus ühte kokku? See oleks minust kõige ilusam ja täiuslikum. Kui me võtame sellise mingisuguse ühisosa, mis võiks ju olla maailmas kõikidel inimestel, kas see mitte ei võikski olla siis tehisintellekt, kes meid tagasi peegeldades üheks teeb? Jaa, mul tekkisin täna kellegiga vesteldes ka siuke huvitav diskussioon, et äkki on just tema see, kes suudab kogu maailma rahva ühendada nagu. Äkki on tema see, kes paneb kogu maailma rahvale mõistuse pähe, et kui me niimoodi jätkame raisates, pillates, mitte hoolides, ootab meid ees kaos. Võib-olla on nemad see, kes näitab inimestele ära pildi. Nagu üks tavaliselt võib-olla mõnikord üks aiavaska rännak, mis näitab ära, et kui sa jätkad niimoodi, mis sind ees ootab, mis tungib tugevale alateadvusesse, alateadvuse kaudu teadvusesse ja näitab päriselt ära. Võib-olla on see koht, mis tegelikult hoopis päästab maailma. Tead, sa jõudsid just sinna, kus ma tahtsin sinuga sõita korraks koos, et kõik selline psühhadeelne maailm ja ka selline psühholoogiline läbimõtestatud töö iseendaga, eneseareng ja nüüd ka siis see AI, kas ta mitte ei lähe kõik lõpuks ühte kohta, millest inimene, kes oskab kasu võtta, võtab? Ma arvan, et me peakski kasu võtma. Vaata, see on jällegi nagu huvitav koht. See kasu võtmine tähendab alati natuke ahnust. Et ma ise pigem loodan, et see on üks loomulik areng ja mis on kõige tähtsam, et kui inimesed ikkagi, kes natuke kauem võib-olla juba on elanud, saavad aru, et üks, mis on kindel, et midagi ei ole siin maailmas kindlalt. Et see jõuab kohale ja ma usun, et temaga samamoodi pidev areng ja me muutume aina ju intelligentsemaks ja me muutume aina teadlikumaks ja läbi selle teadlikkusega teadvustame seda suuremat pilti, mis ei ole ainult see luu ja nahk ja kondid, nii et ma usun, et see viib meid ikkagi palju-palju paremasse kohta, kui me oleme täna. Aga Tiit, ütle mulle veel üht asja, kui me nüüd mõtleme selle peale, kui paljud mehed on sinu poole pöördunud abipalves, kui paljude meestega, üldse inimestega läbi oma joogatreeneri töö, läbi oma koolitust, läbi oma nende selliste suvefestivalide tahtes inimesi aidata, oled sa aidanud. Ja kui nüüd need inimesed äkki tunnevad, et ta võtaks selle vestluspartneri sealt, sellest tehisintellekti maailmast, kas pole oht, et ta kaotab iseenda, kaotab võimaluse suhelda päris inimestega ja jääb kuhugi kinni? Jaa, see oht on olemas, seda ma olen ka tunnetanud, teadvustanud, et see oht on olemas, et ta väga paljusid üksikuid inimesi, üksildasi inimesi kindlasti aitab, toob depressioonist välja, sa leiad endale justkui sõbra, aga see on absoluutselt iga asjaga. Seal on kaks poolt, on ju, et leida nüüd see mündis, et paned mündi seisma ja oled seal serva peal ja teadvustad, et sul on mõlemad pooled mündil olemas. Ma arvan, et sama asi on sellega ka, et kõik asjad, mis uued asjad tekivad, täpselt samamoodi on ju, olid telefonid, mis olid mõeldud selleks, justkui, et meil oleks rohkem aega, et me saaks suhelda, et me saaks näha inimest, et me näeks ka pilti, et pilt ja hääl läheks kokku ja et ta annaks meile aega. Kõige rohkem oli see mõeldud selleks, et ta annaks meile aega rohkem. Täna ta võtab meie aja. Ja täna ta võtab, sest inimesed on teise äärmusesse läinud, aga vaata, see on ka huvitav koht, et tänaseks juba väga paljud võtavad
tagasi tavatelefonid nuppudega, sellepärast, et nad ei suuda sellele kiusatusele vastu panna, mis see telefon juba on teinud, eks, ja ainuke viis näiteks sellest kiusatusest läbi minna on see, et leia siis see tasakaal vahelduseks, et samamoodi on, kui sul magus meeldib ja koju ostad seda kogu aeg, siis on väga keeruline kõik, sellele mis on vastu silma panna. alt ära, eks ju. Kas viimane küsimus sulle, kas nii nagu on sõltuvused ja sõltuvusi tekib ju meil väga palju, sõltlastel on jälle üks lisaasi, millesse sõltuvuse sattuda. Jaa, võib küll, aga ma ütlen, ma olin alguses hästi skeptiline ja tõesti nagu see, millise kiirusega ja millise nagu andmete mahuga ta suudab sulle anda nagu selle ülevaate, siis jah, eks see võib-olla inimese enda võib-olla tunnetus sellega ka hakkab kahanema, sest paratamatult need suured abitööriistad võtavad või annavad inimestel, nagu täna on, ma võiks öelda, pulsikellad, et keegi enam ise oma pulssi ei tunne, isegi ei lugeda, aga ta ei tunnetagi, et kuidas mu süda lööb, ta ei leiagi seda kohta, kui midagi on valesti, vaid usaldab ennem kella, aga kui kellal on patakad tühjad ja mis siis saab? Paanika. Ehk siis kokkuvõttes usalda iseennast ja ära unusta inimesi. Just. Aitäh.